kuna ma ei ole ka ise arst, siis mina ka diagnoosi ei pane, aga me räägime sellest, milliseid märke me võime enda juures märgata ja mida me siis võib-olla selle ennetamiseks ise teha saame ära. Aga miks see tekib üldse või hakkame kuskilt siit pihta rullima, et kus see tekib, miks see tekib ja hakka lihtsalt kuskilt pihta. No nii palju, kui minu kogemus näitab kas minu enda pealt, minu enda kogemusest või ka koostöös minu klientidega, siis see on ikkagi selline tubli lapse sündroom või selline perfektsionist, kes arvab, et tema suudab kõike. Ehk et selle taga on ikkagi see, et sa tahad, iseenesest ei ole ju halb, eks, inimene tahab anda ennast maksimumi, ehk et ta tegelikult hoolib. Et ja siis ta hakkab, ütleme, et kui sul on väga suur kirg oma töö vastu, siis sa oled sellises voolavuses ja sa unustad nagu muu maailma ja sa ei pane tähele, eks. Ja ühele hetkel sa oled õppinud olema tugev, sa oled õppinud olema see, kelle peale alati loodetakse. Ja sul on selline alateadlik soov, et sa ei taha kedagi alt vedada. Et see võib olla ka teadlik vahel, et ma ei julge näiteks rääkida mingitest probleemidest, mis on ilmnenud või ma enam ei jaksa, eks ju. Aga väga sageli on ka see, et sa tegelikult nagu ei anna talle sellist nime, et ma enam ei jaksa või et ma ei julge rääkida, vaid sa lihtsalt oled selline jah-inimene, imposter sündroom on, eks ju, üks, mis sellele kindlasti õhutab. Aga et sa oled alati valmis kõik enda peale võtma, sa tahad panustada, sa arvad, et sa suudad ja jaksad. Sa tegelikult nagu arvad, et selline vaikimine ja kõike teha jõudmine, et see on tugevus, eks. Et see võtab väga palju aega ja õppimist, kui sa saad aru, et tegelikult on tugevus haavatavuse näitamine ja asjadest päriselt rääkimine. Aga teistpidi sa oled nõus selles osas, et kui me vaatame tänast ühiskonda, siis meil on ju väga suuri sotsiaalmeedia liidreid ja gurusid, kes on teadlikult sinna rolli astunud või on kogemata ühiskondlikult sinna pandud oma saavutuste ja eeskuju ja mis iganes poole pealt nendest näitavad. Jaa, kindlasti sotsiaalne surve on teine. Et see surve on suur, et me nagu vaatame alt üles mõne mõttes inimestele, kes justkui igapäevaselt elavad selle läbipõlevuse piiril ja võib-olla ongi läbi põlenud, aga tegelikult nad ei näitagi välja seda. Võib-olla isegi tunnista endale, aga võib-olla nüüd lävepakk on lihtsalt niivõrd suur. See valuläve võib-olla nii suur. Et ma mõtlen selle peale, kuidas siis nagu leida seda tasakaalu. Et just nagu selle koha pealt, et ühtepidi ju, elu on nagu, mulle tundub, et mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma mõistan seda, et ei ole olemas õiget ega valet. Vaid on valikud. Ja iga valik toob mingid tagajärgi ja põhjuseid ja olukordi ja võimalusi. Ja selge see, et kui sa oled inimene, kes on üli high-end nagu produktiivne, ta on üle võlli, ma ei tea, distsiplineeritud, nõuab endalt maksimaalselt, tahab kogu aeg saavutada tippsooritustasemel tulemusi, siis sa saavutadki rohkem mõnes mõttes, kui need, kes võtavad nagu vabamalt, iisimalt ja võib-olla lõdvemalt. Aga teistpidi vaimse poole pealt jällegi teistel on see eelis, nad ei kuku võib-olla siin läbi põlemisse või sellisesse stressiseisundisse nii tugevalt, mis on tingitud siis sellest pidevast tegutsemisest või tegutsemist nii-öelda rattas olemisest. Kumb see siis õige lõpuks on? Mida siis nagu tegelikult teha? Et kus on tasakaalu koht või kas üldse on tasakaalu vaja leida? Kas peaks ennast usaldama hakkama, et okei, mul on see kapatsiteet järelikult paugutan ja kui ei ole, siis ma kukun pikali ja tõusen tagasi püsti. Enese usaldus et võib-olla selline eneseanalüüs, millega inimesed kindlasti ei tegele. Et sa ei märka või sa ei taha märgata neid märke, mis mingil hetkel hakkavad tekkima. Sest tegelikult, kui me räägime läbipõlemisest, eks ju, või ka palju tegemisest, siis mingil hetkel hakkab keha sulle ju märku andma sellest, et kuskil on midagi valesti, aga me ei kuula. Ehk et, kui ma toon siia võrdluseks näiteks armatuurlaual, kui õlituli hakkab põlema, eks ju, sa ei lase oma automootoril läbi põleda, et tühja lase õli seal märk põleb, sa teed tegelikult kapoti kaane lahti, võtad valad õli, eks ju, ja hoolitsed oma auto eest, aga me ei hoolitse oma keha eest. Jah. Ma lihtsalt näen ennast nagu
kõrvalt just täna mõtlen selle peale, et ma alles eile vist mõtlesin ka selle peale, ma olen viimasel ajal, ma arvan, viimased äkki 3-4, võib-olla isegi pool aastat juba, hästi nagu kuidagi nagu vähe teen. Tunnen, ma teen nagu vähe. Ja samas väga palju asju nagu on ripakil ja vajab tegelikult nagu palju rohkem tegemist ja mul tegelikult on aega, et teha rohkem. Aga minus ei ole nagu seda vaimset ressurssi täna enam nagu pingutada mitmel rindel nii nagu võib-olla paar aastat tagasi. Ja see on nagu huvitav kogemus olnud ja olengi mõelnud huvitav, et kas mul nagu jääb nüüd, tekib mingi FOMO koht, et kas mul jääb nagu midagi nagu saavutamata kiiremini, selle tõttu ma vähem nagu teen või peaks ikkagi ennast kokku võtma, jalad kõhu alt välja viskama, ikkagi ära tegema sunniviisiliselt. Sest ma olen muutunud nagu laisemaks, ma näen, mingites tegevustes ja mingites panustes, et hea näide nagu vanasti oli see, et ma võisin, ma ei tea, laps läks magama, või isegi kui last ei olnud, läks õhtu jõudis kätte ja siis ma võisin see vabalt teha tööd mingi siganes kellani. Täna nagu peale 10 tegelikult ma väga ei viitsi enam midagi teha. See tundub nagu täiesti jabur, ma hakkan öösel tegema tööasju. Ja ma võin seda lõpuks teha, aga tegelikult see on jälle järgmise päeva arvelt. Energia arvelt just. Ja siis teistpidi ma näengi seda, et inimesed on ümber ja see on see koht, mis me nüüd kõik teeme paratamatult, aga mina teen vahepeal seda. Kukun võrdlema ennast teiste inimestega. Ja oi, kui vastik tunne tegelikult tekib. Kui ma vaatan siin mõningi tuttavad, kes on nagu, mulle kohati tunduvad, nad steroidide peal töötavad. Et ma ei saa aru, kuidas nad nagu võimalik üldse on. Ja kas neil üldse mingit nagu eraelu või enesearmastust või eneseväärikust on või on kõik nagu töö ongi elu. Ja siis tekibki see koht, et äkki peaks ka rohkem pingutama. Rohkem saavutada. Ja me on nagu maha. No see on nüüd see koht, et see, mis sobib ühele, ei sobi teisele, eks. Ja me oleme ka erinevatel ajahetkedel erinevates kohtades. Ma mõtlen seda, et kui ma noore juhina ise alustasin, ma olin, ma ei tea, mingi 20+, 23 aastat äkki vana, eks ju. Ja ma võtsin üle oma juhi või astusin oma endise juhi kingadesse, kellelt ma väga palju õppisin ja kellelt ma võtsin ka eeskuju. Ehk et ka tema oli minu meelest, ma töötasin kunagi hotellinduses ja ka tema oli majas hästi palju ja hästi pikalt, alati hilisõhtuteni välja, eks ju. Ja samal ajal oli ta muidugi ka hästi inimlik ja hästi äge juht, et oli tegelikult keegi, kellest väga eeskuju võtta. Aga võt need pikad päevad, eks ju. Ja noore inimesena, kui sa oled oma karjääri alguses, kui sa oled täiesti õhinapõhine, eks ju, sa oled väga vaimustuses sellest kõigest, mida sa teed, sa alles õpid ja arened, sa tahad täiega panustada, et mingil ajahetkel, sul ei ole peret, eks ju, see töö nagu ongi see sinu lapsukene või sinu aja veetmine, millest sa pühendud. Et sa teed seda nagu hea meelega, eks ju. Siis mingil hetkel tuleb sul, ma ei tea, perelapsed tulevad igasugused muud tegurid juurde ja siis sa võib-olla ei taha panustada nii palju. Aga teine asi on ka see, et tänapäeva noored ikkagi valivad kohe sellise tasakaalu. Et väga palju on ikkagi tänastel noortel teadlikkust mitte ennast üle rapsida. Ma ei ütle, et tänapäeva noored kuidagi tööd pelgavad, kindlasti mitte. Ma ei tea, minu enda tutvusringkonnas on väga palju noori, nad on kõik väga nagu pühendunud ja tublid ja ajavad oma asja, eks ju. Aga nad väärtustavad koheselt ikkagi seda puhkuse momenti ka sinna juurde. Ehk et ja sellest palju tegemisest ja võrdlusest, siin on nüüd nii palju küsimusi või teemasi ühes kohas koos, et ma ei tea, hakkame kuskilt minema. Et üks asi see, et kui sa ennast teiste inimestega võrdled, siis kui sa võrdled nagu selliselt, et kuidas sina oled nagu halvem või et sina ei jõua nii palju või sina ei ole nii edukas või sul tekivad sellist ennast hävitavad mõtted, eks ju, siis see ei ole õige. Et kui inimene ennast kellegagi võrdleb, siis ta peaks võrdlema ainult õppimise momendist. Et mida teeb see inimene teistmoodi või kuidas ta on saavutanud selle et mis seal taga on, eks. Et kui mina ennast täna kellegagi võrdlen, siis ma vaatan, mis on olnud nende teekond, mida nad on teinud hästi ja see kindlasti hästi tegemine või see
võrdlusment ei ole see, et ma peaksin hullult rapsima ja hästi palju tegema, sest tegelikult on küsimus ju ikkagi efektiivsuses, küsimus on fookuses, küsimus on sellest, et mis mult võtab energiat, mis mulle annab energiat, kas ma teen targalt ja kuidas ma oskan ka oma ikkagi kõiki prioriteete nagu arvestada või kogu oma elu komponente arvesse võtta, eks ju. Sest minu enda arvamus mingil hetkel töö tegemisse, ma olen alati palju teinud tööd. Et ma olen tõenäoliselt olnud seetõttu ka hinnatud nii-öelda töötaja, et ma olen alati panustanud täiega. Ja need on sellised lõputud riiukohud meil ka kodus abikaasaga olnud, eks ju. Et mind ei ole justkui kunagi, et mul on alati tööpäevad nii pikad ja ma tulen nii hilja ja siis ma ei ole nagu aru saanud sellest, et kuule, et ma ei käi ju väljas kuskil või et ma teen tööd ja mul on alati mu töö meeldinud ja ma teengi seda kirega ja mulle meeldivad mu kliendid, mul on alati vedanud minu kolleegidega ja et ma ise ju naudin seda, mida ma teen, eks ju. Ja sa tegelikult ei pane nagu tähele, et sa panustad nagu ühte kohta, eks, sa panustad töösse, aga panust vajab ka suhe, eks ju, et ükski suhe ei kesta, kui sa sinna ei panusta. Ja sa pead oskama nagu terviklikult ikkagi vaadata, et mida sa panustades väga palju oma töösse, et millise osa sa oma elust jätad siis nagu varjule või tahaplaanile, eks ju, või mida sa selle jaoks teed. Sellepärast, et me võime ju rääkida igasuguseid asju, et ma armastan sind või et sa oled mulle tähtis või oluline, aga kui ma seda oma tegudega tegelikult ei kinnita, siis inimene sinu kõrval ei tunne seda. See on täiega hea point ja mõne mõttes viibki nagu mõtted sinna poole, et aga palju peaks siis asju olema inimese elus üldse? Sina kui coach, kui palju võiks inimesel olla asju elus üldse erinevaid, millega tegelikult on nii-öelda raske hinnata, eks ole, inimesed erinevad, nagu sa ütlesid ka, aga laias laastus öelda, et võt näed 10 üle võlli, aga 3-4 on juba tegelikult nagu tehtav. Et suuta ennast nagu jaotada, ilma et tekiks läbipõlemine või kuskil endaga rappa jooksmine. Või et midagi läheks nagu kardinaalselt laguneks, kas töö või enda hobid või pere, et ei juhtuks mingeid äpardusi. See on kuidagi nii, et ühelt poolt, meie elus ongi erinevad valdkonnad, eks ju, et kõigepealt ongi töö, karjäär, ma ei tea, pere, lähedased suhted, tervis, trenn, sinu vaimne tervis, sõbrad, hobid, vaba aeg, et neid finantsvaldkond, eks ju, et neid valdkondi on hästi palju. Ja ilmselgelt ei saa sa nagu kogu aeg võtta fookusesse kõik sinu valdkond või oma kõiki valdkondi korraga. Iga päev korraga nii-öelda. Just, et sul on ikkagi fookus nagu, ongi 1-2, maks võib-olla 3 asjal, eks ju. Ja kui sa vahel küsid inimeselt näiteks, kas sa oled õnnelik või inimene ütleb, et ma ei ole õnnelik, eks ju, et ma ei ole rahul, et siis et mis on see, millega sa rahul ei ole. Et inimene ei oska sageli ise teadvustada, vahel mingisugune mure võtab su nagu kuidagi üle, eks ju. Ja kui sa ütled, et ma ei ole õnnelik või ma ei ole rahul ja sulle tundub, et ma ei ole oma eluga rahul. Aga siis, kui me hakkame vaatama neid erinevaid valdkondi, siis selgub ikkagi, et iga inimese elus on valdkondi, millega ta tegelikult on rahul, aga mida ta ei ole osanud endale mõtestada. Ja ta keskendub või fookus on nagu ainult selle, millega ta rahul ei ole, eks ju. Või see, et vastupidi, et inimene on rahul või ma olen väga õnnelik, eks ju. Et mis su õnne taga on või mis on see õnnelik, et millele seda õnnetunnet tunned, eks ju. Siis selgub ikkagi, et võib-olla 7 komponenti nagu töötavad väga hästi tema jaoks, aga tema elus on ikkagi 1-2 asja, mis üldse ei tööta hetkel, eks ju. Et meie elu on ikkagi nagu tervik erinevatest komponentidest ja igal ajahetkel sa saad panustada või võtavadki fookusesse mingi asja, mis on sinu jaoks kõige tähtsam. Sa ei saa
7 valdkonda ühe hooga nagu hakata, et ma hakkan täna, ma ei tea, maratoniks treenima, ma hakkan täna vahetan töökohta, et teen kõike, et teen hästi palju tööd, teenin hästi palju raha, teen hästi palju sporti, et ma teen kõike hästi palju ja siis olen hästi palju vaba aega ja siis mul on hästi palju nagu perega koos ja sõprad, sa ei saa kõiki asju, eks ju. Et kõige alus on teadlikkus. Et see võib-olla ongi see, mida me coachingus teeme, et suurendame inimese teadlikkust või kasvatame. Et mis on tema elust hetkel puudu, mis on see, mis on vajaka, mis on see, mis vajab võib-olla rohkem tähelepanu, sest inimene ei märka seda sageli ise. Ja väga sageli, ma mõtlen, et kui me räägime ka näiteks ületöötamisest, et see on hästi selline suur teema tegelikult ka minu klientide puhul. Ja kui me hakkame siis vaatama, kuhu see energia läheb ja kuidas seda energiat juurde tekitada, siis väga huvitav tendents on see, et inimene ei vali, ütleme, et kui ta räägib ka näiteks tööülesannetest, eks ju, et kuidas midagi efektiivsemalt teha või midagi vähem teha. Et kui ta oma muudatuse elus valib, siis ta valib näiteks tegelikult hoopis selle, et ma olen täiesti ennast unarusse jätud, ma ei tee enam trenni. Eks? Et sa jõuad selleni, et kus sa oma energia tegelikult saad ja selleks on näiteks ongi, et kui ma hakkan jälle regulaarset trenni tegema, siis see kasvatab minu üldist heaolutunnet ja kui mul on rohkem energiat heaolu, siis ma tegelikult jaksan ju ka rohkem tööd teha. On ju? Sest muidu tundub see, et ma teen tööd hästi palju ja et see palju tegemine on kuidagi see õige. Aga tegelikult on see, et mis annab sulle energiat, eks ju, et kui sa tööl saad ära kasutada või tööl on esindatud siis sinu väärtused, sinu tugevused ja selle, mis annab sulle just sellist head energiat, eks ju, ja mis vastab sinu elustiilile, siis sa oled nagu kooskõlas ja oled õnnelik tööl, eks ju. Ja kui sealt need tegurid nagu ära kukuvad, siis sa tunnetad sellist rahulolematust. Jaa, kõlab nagu loogiliselt. Aga kui nüüd inimene kuulab meid ja mõtleb selle peale, et okei, me räägime läbipõlemisest, või sina räägid ja jagad seda, aga kus ma aru saan, et mul see läbipõlemine on? See on need esimesed sellised sinu arvates levinumad sümptomid ja märguanded, mille peale tegelikult võiks tundla püsti minna, mõelda, et okei, äkki mul on ka ikkagi midagi sellist. No esimene asi on kindlasti on selline kurnatuse tunne, et sa tegelikult tunnedki, et sul ei ole nagu energiat või sul ei ole energiat teha sellist head tööd, millega siis sa võib-olla rahul oleksid, eks. Teine on kindlasti selline küünilisus, et sul tekib negatiivsed hoiakud sinu töö, sinu projektide suhtes. Sa ei taha enam võib-olla kolleegidega aega viita, isegi ka mitte lähedastega, et sa tunned, et sa kuidagi tahad olla võib-olla üksinda või eemale tõmbuda, et kõik kuidagi koormab sind. Et selline emotsionaalne kurnatus ja siis kindlasti füüsiliselt annab keha tunda, eks ju, et tekivad unehäired ja selline pinge kehas, võib-olla mingid seedimishäired ja selline ebaefektiivsuse tunne ehk et sa saad aru, et su kuidagi tekib selline ajuudu, et sa ei suuda enam keskenduda ja et sa ei ole selline produktiivne. Et mõte jookseb kinni, sa nagu, sa vaatad oma asju, sul on nii palju teha, eks ju, ja sa kuidagi oled nagu lõksus, et sa nagu ei edene kuidagi nende asjadega. Et kui mõni nendest märkidest kuulajat praegu kõnetas, siis tasub mõelda selle peale. Ja. Mind kõnetasid kõik. Sind kõnetasid kõik. Ja ma saan aru, et siis ma olen seda kogemas või kogenud või kogen siiamaani vähemalt periooditi võib-olla need sümptomid natukene nagu äratundmised muutuvad. Et ei pruugi korraga olla, aga jaa. Ja päris huvitav on seda nagu kuulda. Mul praegu tuleb mõttesse sinu mingi eelmine küsimus ka, et kas sa teed nagu liiga palju või et sa tegid kella 10, eks ju, kunagi lapse kõrvalt tööd, laps läks magama, et miks peab, eks ju, et aga ühel hetkel, meie ka siin enne just sinuga rääkisime, et kui palju sa teed ja sa teed kõike ise, eks ju, et vahel võib-olla siis ongi nagu tark mõelda, et mis on see töö, mida sa kindlasti pead ise tegema,
võib-olla see saatejuhi roll siin näiteks praegu või aga et võib-olla midagi, mida sa saad nagu ära anda, et inimene ei pea kõike ise tegema. Jah, sellele olen ka ise mõelnud. Jah, eks seal on, ma arvan, neid põhjuseid, miks näiteks tunnen taustal on palju, et püüan ka enda võib-olla siuke, ma arvan, et seal läbipõlemise juures on ka see sees, et kui inimesel on võib-olla selline muutuse periood või mingi transformatsiooni periood elus ja mitte üldse kuidagi nagu sellises võtmes, et nagu, ma ei tea, keegi tõuseb üles või nagu mingisugune hull esoteeriline kogemus, aga transformatsioon just selles mõttes, et on nagu ülemineku etapp mingist ühest kohast nagu teise ja tunnen, mul on uus tsükli nagu algus pihta hakanud ja nagu veidi on segadus, et taustal tunned, et tegelikult tead, et tahad teha ühte uut asja, aga vot kurat ei tea, kuidas seda käima saada. Ja siis istud seal otsas ja mõtled, et kuidas ma saaks nagu seda ellu viia võimalikult kiiresti ja efektiivselt, sest et see on nagu potentsiaali ja see pakuks tohutult huvi. Ja teistpidi on see suutmatus ja teadmatus ja oskamatus seda ellu viia, sest et pole varem teinud see teise viisil ja ei tea täpselt, kust nagu pihta hakata, kõik tundub overwhelming. Ja siis on see oma muud tööd ja ka juures on, et võib-olla see on ka nagu minu puhul seda nagu põhjustamas seda läbipõlemise tunnet, et ongi siuke, tegibki see suutmatus ja failure tunnevad, et ei saagi hakkama, et ta istubki siin orarattas nii-öelda oma asjaga, et tahaks nagu laieneda, aga ei suuda. Et need ongi ju väga head kohad, kus kellegagi siis võib-olla aru pidada. Nutma minna kuskile. Jaa, nutma. No ma karjääri coachina võin lihtsalt öelda, et see, mida ma kuulen sind ka rääkimas, eks ju, et teha uusi projekte ja et sa ei tea, kust alustada, eks ju, et minu juures ka sageli inimesed räägivad, mida nad on teinud ja siis, kui on uus asi, et siis nad ei oska, eks ju. Aga inimesele kuidagi tundub, et kui see nüüd see ametinimetus on uus või kuidagi see tegevus tundub, et on uus, et ma ei ole seda teinud, eks ju, et sa ei oska võtta kaasa nagu või mõelda sellele kogemusele, mis sul tegelikult juba olemas on. Ehk et see, kuidas sa oma seda projekti kunagi näiteks käivitasid, eks ju, et see oli ka kunagi alguses uus ja sa ei olnud seda võib-olla varem teinud, eks ju. Et kui sa vaatad oma oskustesse, kui sa vaatad sellesse tegevustesse või tegevussammudesse, eks ju, et siis väga palju saab tegelikult paralleele tuua. Et see, kuidas sa alustasid seda äri, et siis niimoodi saad alustada ka uut äri, eks ju, aga jällegi me inimestena väga sageli, see kõik on meil endas sees olemas, need teadmised on olemas, eks ju, aga sa lihtsalt ei oska ise nagu seda endast välja tuua. Et mida ma ka coachina teen, eks ju, et ega inimene ei leiuta midagi uut, tal ei tule tegelikult see, et mingi uus oskus tuli tänu sellele, eks ju, et me kohtusime, vaid tuli teadlikkus, tuli arusaam, tuli taipamine, et issand, ma võin seda teha või ma tegelikult oskan või mul on see kogemus või ma võin võtta selle kogemuse. Eks, kas sa aitad inimestel tööd ka leida? Kaudselt otseselt? Tegelikult ma võin öelda, et jaa, selles mõttes aitan, et ikkagi kui inimene tuleb minu juurde, siis väga sageli on üks asi on, et ta tahab nagu oma olemasolevas töös kuidagi rõõmu tunda rohkem, aga sageli nad tulevadki, et ma olen teinud mingi X aastat ühte asja, on ju, ja nüüd ma tahaks teist asja teha. Aga et täpselt, et aga mul ei ole CV-sse midagi panna. Ja lõpuks, kui nad ära lähevad, siis nad saavad terve A4 kaasa ja vaatavad, issand, mul on nii palju tugevusi, mida kõike sinna CV-sse panna, eks ju. Ehk et me tegelikult analüüsime hästi palju ikkagi läbi seda, et mis need tugevused inimesel on või mis on need kohad, mida võib-olla peabki nagu juurde õppima ja ma julgen öelda, et 95% juhtudest tegelikult inimene tõesti tööle saab. Et see ei saa olla minu garantii, eks ju, selles mõttes, et nagu advokaadidki, eks, et sa tea, kas kohtus, kes võidab või kes kaotab. Aga kindlasti avanevad võimalused, et lihtsalt inimene alguses näeb võib-olla kuidagi seda ühte valikut või ühte asja, on ju, ja kui ta ära läheb, siis on tal neid võimalusi mitmeid, mille vahelt valida, ta teab, millele ta toetuda saab. Ja väga sageli on ka see, et ma justkui nagu annan lootust,
aga et mitte sellist aluseta, vaid ikkagi faktidel põhinevat lootust. Ja inimeste jaoks on ülioluline, et keegi usub neisse. Inimestel on väga puudu sellest, et keegi neisse usub. Et kui tal on need päriselt need faktid olemas, eks ju, et millele ta saab toetuda ja keegi usub, et ma tean, et sa saad hakkama ja siis tal tekib kuidagi selline hea tunne, et ta julgeb proovida, vaata. Ja kui ta julgeb proovida, siis ta ju õnnestub. Nii et kui keegi tunneb, et tahab minna Merle juurde näiteks vestlema ja et leida endale tööd, ma ise mõtlen selle peale kusjuures. Väga hea. Ma olen selles kohas oled teretulnud. Kus ma tahan astuda sammu nii-öelda jutumärkides tagasi, minna palgatööle ja teha kõrvalt seda asja, mida ma täna teen edasi, sest et tundide mõttes see ei ole 160 tundi kuus. Siis ma olengi nagu näen täna, et ma kandideerin ja jõuan ka vestluste ja teise vooru ja kolmandasse vooru ja siis teiseks. Ei võeta. Siis ma mõtlengi, et huvitav. Mis asi see puudu on? Miks ei võeta? Oled sa küsinud? Jaa, aga ei vastata. Et see ongi veider, et keegi ei vasta. Et mõtlesingi, et äkki peaks tulema sinude vestlema. Nii et hõike välja, kuidas ja kust inimene saab sind bookida. merlerebane.ee Seal on eraldi ongi booking nupp. Esimesed 30 minutit tasuta kõne ja väga teretulnud kõik. Need lingid paneme saate kirjeldustesse ja 5 nendest linkidest, mis täna siin mainitakse, viskavad sulle ka ekraanile ka. Tõenäoliselt see juba viskus sulle siia paremas ülevale nurka sulle YouTube'i video vaadates. Nii et klikka sealt otse. Aga sul oli tegelikult kaasa võetud üks väike kiirtest läbi põlemise kohta. Teeme läbi selle. Teeme läbi. Et siis kuulaja saab teada. Ma eeldan. Mis ta sealt teada saab? Nii, see test põhineb siis Kristina Maslahi 6 läbipõlemise allika pealt läbimõtlemisele. Ja need allikad on siis töökoormus. Kas sinu töökoormus on jätkusuutlik? Väärtused? Kas töö on kooskõlas väärtustega? Tasu, nii rahaline kui siis ka sotsiaalne tunnustus ja kontroll, kuivõrd saad ise otsustada, millal, kus ja kuidas sa töötad, õiglus, kas sind koheldakse võrdselt teistega ja kogukond, et tööalaste suhete kvaliteet, toetuse ja konfliktitase. Ja siin on siis 6 tegurit ja kui sa hindad neid skaalal 0–10, siis 0, et ei ole absoluutselt stressi ja 10, et sul on selle valdkonnaga seoses äärmuslik stress. Eks, et maksimaalne skoor on siis 60. Aga olulisem võib-olla, kui see skoor, mis tuleb, on siis teadvustada, et millises valdkonnas on sinul siis kõige suuremad nagu stressifaktorid. Ja ütleme, et näiteks, kui see on töökoormus, siis sa saad panna kirja endale kõik ülesanded, mida sa teed. Saad sealt välja valida näiteks 3 kõige peamist, kõige olulisemat, mis on sinu tiimi mõttes nagu kõige olulisemad, mis sind nagu kõige efektiivsemalt aitavad tulemuseni leida, eks ju. Ja järelikult on see siis sinu tuumiktegevus. Ja ülejäänute osas saad sa siis oma juhiga läbi rääkida, eks ju, et kas midagi saab delegeerida, midagi saab võib-olla üldse ära jätta, eks. Ja siis on küsimus, et kuidas siis seda stressitaset vähendada, millist toetust või abi sa näiteks selles valdkonnas vajad, eks. Ja soovitan seda testi teha, et see ei ole selline, see on enesehinnanguline test. Ehk et ta ei ole nüüd nagu professionaalne arstlik test, et kui sa oled juba väga-väga võib-olla läbi põlenud, et sul on ikkagi nagu tõesti vaja päriselt spetsialisti abi, eks ju, sekkumist, jah. Et aga iseenda jaoks, et vaadata seda 6 valdkonda ja kiiresti peale, et mis seal taga on.
ja võib-olla väärtuste juurest räägiks natukene lihtsalt juurde, et sõna väärtus on sageli selline, et noh, professionaalid väga hästi teavad, mis asi on väärtus. Inimene alati ei mõtle selliselt. Et noh, ma vaatan ka oma koolitustel või arenguprogrammides, kui me väärtustest räägime, et noh, et mis asi see väärtus, kui selline on, sest paljude jaoks kõlab väärtus kui mingi slõugani või mingi sõnana lihtsalt ettevõtte või korporatsiooni kuskil sahtlis või seinal ja inimene tegelikult ei taju, kui oluline see väärtus tema jaoks on, eks ju. Et antud kontekstis siis saab ka mõelda selliste asjade peale nagu et mis sulle tähtis on või mis sul on oluline. Noh, näiteks kui sinu jaoks on oluline ausus, läbipaistvus, eks ju, aga et sa ei saa olla aus näiteks oma klientidega või oma meeskonnaliikmetega või võetakse vastu mingid otsuseid kuskil üleval pool ja neid ei selgitata, eks ju, siis noh, see hakkab ühel hetkel nagu sind rõhuma. Või kui näiteks on ettevõttes väärtustatakse sellist ületöötamist, 24/7 valmisolekut, hiliseid õhtutunde, et tuuakse esile inimesi, kes, noh, ma ei tea, öösel tegi tööd, hommikul kell 5 juba saatis meili, eks ju, siis samamoodi, et noh, et kui see ei ole nagu sinu väärtuseks, et kui sa väärtustad ka oma pere ja vaba aega, siis jällegi sa mingi hetkel tunned, et sind kas jäetakse kõrvale või kui sa teed seda kõike kaasa, siis ei tundu sinu jaoks enam õigeks. Et jah, või ka arenguperspektiivid, et väga palju on täna ettevõtteid, kes oma inimesi koolitavad, arendavad ja samal ajal, kui see areng on sinu jaoks nagu oluline, aga kui sa oled oma arengus kuhugi kinni jäänud, eks, et sul ei ole nagu võimalik õppida või ka sinu panust ei hinnata, et sa küll pakud ideid, aga tegelikult lähevad kuhugi nagu kõrbes see, kuidas see öeldakse, hääl kõrbes kaduma, eks ju. Et siis jälle. Ehk et need väärtused või see, mis on sinu jaoks oluline, eks, et kui see ei ole kooskõlas, siis see hakkab ka suruma nagu vaikselt.